Ainuüksi tänase päeva jooksul on politseini jõudnud Põhjaregioonis 6 teadet inimestelt, kes langesid kelmide ohvriks. Seejuures on kõige suurem kaotatud summa 1,7 miljonit eurot. Kus kõige rohkem meie inimesed täna ikkagi õnge lähevad? Hetkel tundub, et just selle avariiskeemiga, kus siis helistatakse ja antakse teada, et lähedasega on juhtunud õnnetus ja koheselt oleks vaja sularaha, et ravi eest maksta, et hetkel keskelt läbi 2-4 avaldust, 4 kannatanud tekib ööpäevas, kus siis antakse raha üle neile. Kelmide jaoks on uus maiuspalaga Facebook Marketplace, kus täna petta saamata oma asju müüa on üsna keeruline. 10-7 võiks öelda ostjatest on kohe kelmid, et nii kui me sinna midagi müüki paneme, siis üldjuhul aktiivselt meid kohe rünnatakse, et tuleb olla ettevaatlik, nad kasutavad väga head eesti keelt, nad kirjutavad väga hästi vastu, tavaliselt soovivad saata siis mõne kullerfirma lingi, küsivad teie käest andmeid, kuhu raha kanda, aga tegelikult võtavad hoopis teilt raha ära. Tampere toob välja, et aina rohkem on märgata ka seda, et välismaal toimetavad kelmid kasutavad ära kohalikku tööjõudu. Noored inimesed, kes on andnud nõusoleku, kas siis Telegram grupis siis saanud tööpakkumise, et käia kodust korjata neid rahasi või võtta ka pangakaarte vastu, et need on kahjuks meie enda seast, aga tellijad on kõik olnud siiamaani rahvusvahelisel tasandil. Et ka need kelmid on vahistatud, kes siin tegutsesid ja see võib noorte inimeste jaoks tähendada, et tulevikus nad ei saa väga paljudesse riikidesse reisida, kuna nad on kriminaalkorras karistatud, väga paljud töökohad jäävad nende jaoks suletuks. Tampere sõnul tegeleb politseiga välismaiste kelmide aktiivse püüdmisega, kuid selleks võib kuluda 6 kuud kuni aasta. Seetõttu on oluline, et inimesed ise oleksid teadlikud. Juba ammu enam ei küsi petturid esimese asjana PIN-koode, vaid võivad sõprus sobitada nädalaid ning enne kui inimesed aru saavad, on nende pangakontod rahast tühjad. Mai algus andis naisterahvas meil teada, et pärast 3 kuud kelmiga vestlust, ta ei teadnud, et on kelm teisel pool, viis jutt siis investeerimisele, kus pakuti investeerimiseks lehekülge, pakuti maaklerit ja kokku ta kandis sinna 220 000 eurot. Et kui te jutu keskel jõuate sinna, kus teile öeldakse, et olge hea, tuvastage ennast nüüd ära, et teiega edasi minna, siis see on teil ohumärk, et olge sellega ettevaatlik, kui tuvastamiseni jõuab jutt.